Tere! Täna räägime metsandusest. Olen tulnud Kopra tallu Viljandimaal ja minu kõrval on Reijo Puks, kes on Kopra talu noorperemees. Reijo on ka Tartu Hoiu-laenu ühistu liige ja Eesti Ühistu Mets OÜ juhatuse liige. Tere, Reijo! Tere, Triin! Räägi mulle palun kõigepealt seda, kuidas tekkis sinus huvi metsanduse vastu? Esiteks, eluaeg oleme siin metsade vahel elanud. Mu vanaisa juba tegeles saekaatriga, mu isal oli saekaater ja mis mulgi üle jäi, midagi muud siin ka otseselt teha ei ole. Nüüd on mul saekaater. Mis olukorras on ümberkaudsed metsad? Et me oleme täitsa siin metsade vahel, igal pool ümberringi on metsad. Et mis olukorras need metsad on? Üleüldiselt on hästi, kõik inimesed võiksid rohkem istutada loomulikult peale lageraideid, aga ei kurda. Aga üleüldiselt Eestis? No metsa on palju, et see on ikka väga palju, aga RMK hoolitseb selle eest, et liiga palju ei lõigataks, et olukord on hea. Ainuke probleem on see, et eestlased kipuvad oma metsi maha müüma ja just välismaalastele, sest need pakuvad kõige rohkem. Ja kui niimoodi kaua jätkub, siis varsti eestlaste käes enam Eestimaad ei olegi. Miks on loodud Eesti Ühistu Mets OÜ? Just selle põhimõttega me olemegi, et osta siis kokku võimalikult palju metsasid ja siis panna need eestlastele tulu tootma. Et just Tartu Hoiu-laenu ühistul on siis hoius, millega siis need metsad kokku ostetakse ja siis mis hakkavad hoiustajatele enditele tulu tootma. Et see on niisugune lahendus. Et Eesti Ühistu Mets tegeleb siis metsamaade kokkuostuga, metsade majandamisega ja samuti ka halupuude tootmisega. Ja, et meil on siis siin samas ka halupuutehas. Esialgselt ainult halupuu, aga tahame ka laiendada saematerjali peale, et siis võimalikult palju töödelda seda sama puitu, mis me hakkame Eesti Ühistu metsadest lõikama. Et võimalikult palju raha jääks just Eestisse, mitte ei saada palki välismaale, nagu suurem osa firmad. Miks on oluline, et jääks just Eestisse? Ja miks on oluline see, et metsad oleksid meie käes, eestlaste käes? No, see on ju iseenesest mõistetav, et Eestimaa jääks eestlaste kätte. Selleks, et me oleksime iseseisvad. Jah, täpselt. Just. Et sa mainisid ka, et teil on siin samas talus on teile, tähendab käib teile puidu tootmine. Kuhu te puitu müüte? Hetkel Skandinaaviasse 99%. Eesti turg on väga väike, eestlased üleüldiselt teevad ise omale küttepuud. Ja praegu uurime, et laiendada ka müüki Ameerikasse ja Lähis-Itta, et mingi ime läbi soovi on. Ja. Et hetkel me toodame kuskil üle 2000 koti päevas, üle ühe veoauto koorma, üle rekka koorma. Kui palju teil töötajad on? 16 töötajad, alumasina operaatorid ja pakkijad ja tõstukjuhid ja siis pidevalt ka ehitusmehed, et tehast edasi arendada, et töö käib kogu aeg. Et alles see aasta nüüd saime valmis uue katla, tõstsime oma võimsust rohkem kui 70% ja kuivatame siis 4 kambriga, kus saab siis kuivatada ka tulevikus saematerjali, et asi ei ole ainult küttepuu peale mõeldud, et juba planeerime, kuidas edasi liikuda. Kena. Ja sa mainisid ka ehitame Eestit hoiust, et tõepoolest Tartu Hoiu-laenu ühistu ehistame Eestit hoius on esimeseks valdkonnaks siis valinud just metsanduse. Et nende hoiustajate rahadega siis aidatakse osta kokku metsa ja seda majandada ja siis aidatakse kaasa halupuude tööstusele. Just. Aga hästi, Reijo, et mul on väga hea meel näha, et kõik noored ei ole läinud Eestist ära ja kõik isegi ei mõtle sellele mitte,
ja mulle tundub, et sinul on siin igal juhul väga huvitav, et sul on tulevikuplaanid ja nagu mulle tundub, siis sa vist ei mõtlegi sellele, et kusagil kusagil mujal võiks parem olla. Ei, absoluutselt. Mõtlen ainult, kuidas siin elu paremaks teha. Ja kena. Aitäh sulle! Aitäh, Triin!